Kui tähtis see lastekoduhoone, mis nüüd täna vundamenti sisse omale nurgakivi sai, kui tähtis see riigi jaoks on? Riigi jaoks väga oluline, tal on oma ajalooline negatiivne tähendus, kuid nii nagu magi oma väikeses kõnes rõhutasin, peame ettepoole vaatama, et need asukad, kes siin saavad olemas, et see maja oleks tõeliselt neile ette valmistatud, et nad saaksid siin päeval olla ja tegutseda, eluks ette valmistada ennast, õppida nii kirjutama kui laulma, mida iganes tegevuseks, nii et väga oluline. Ei ole vahet, kas on suur Koidula raudteepiirjaam, väga suur vangla, riigigümnaasium või see hoolekandeasutus. Mina ei teeks vahet, väga tähtis. Olete kursis ka sellega, milliseid ettepanekuid või muudatusi paluti teil läbi viia seoses selle hoonega? Projekt on üks asi, aga siiski elu näitab midagi muud, et on vaja midagi tihtipeale muuta. Kas siin oli selliseid asju juhtunud? Ja oli, tegelikult võiks öelda, et algusest saadik kõik saad aru, et me peame leidma naaberriikidest ja lähikonnast siis sellise positiivse kogemuse, et kuidas kaasajal seda sellist erivajadusega laste kooli rajatakse ja selleks oli kohe mitte isegi küsimus, et tekkinud, vaid moodustati niisugune staabitööga tiim. Jah, võiks öelda, kõrguse poole pealt on ta samasugune hoone ja saab kindlasti olema mugav, selline madal, aga tegelikult on natuke kindluse moodi, kuigi ta on väike ikkagi arvestada seda, mis siin juhtus. Eks see paneb kõik projekteerida, kõiki natukene mõtlema, et siin on tõepoolest esimese korruse vahelagi on betoneeritud, siin on mitte puit, vaid metallfermidel katus ja isegi kui siin peaks midagi tõeliselt juhtuma, siis see hoone praktiliselt mitte kunagi maha ei põle, kui nii väga halvasti öelda, aga võib-olla isegi natukene üledimensioneeritud ja see kõik maksab, aga sellised maju ei ehitata 10 aastaks, pigem 100 aastaks. Mida projektis muudeti, et edaspidi selliseid õnnetusi ei toimuks ega saaks juhtuda? No ikkagi kõik konstruktiivsed elemendid, esiteks materjalide valik, tulekindlus selles mõttes, aga muidugi, et ühendada nõrk pool ja kõik see, mis on ju elav ja põlev vahel, eks ole, ja kõik see, mis on köögis ja seotud tulega, et kõik see, need nõndanimetatud vahealad, mis on seotud nüüd sellest allikast, kus võiks mingi väikene õnnetus, et kas ta kandub edasi või mitte, seal tehti väga palju muudatusi ja väga võimalik, et on isegi natukene üledimensioneeritud, aga parem karta kui kahetseda. Kes ehitab ja millal ta valmis saab? Ja hoone saab valmis järgmise aasta aprilliks, ta ei ole väga keerulise konstruktsiooniga ja oma mahult hoone. Selle hoone projekteeris arhitektuuribüroo FP AS, selle ehituse järelevalvet teostab Öösel Consulting, nagu paljudelgi Haapsalu ehitusobjektidel ja seda hoonet ehitab AS Revet. Ja kogu siis vastutus ja selle asja koordineerimine, korraldamine on tehtud Riigi Kinnisvara Aktsiatsi ülesandeks. Nii et, ja kogu maksumus on circa 1,5 miljonit eurot ja seda finantseeritakse praktiliselt 3 allikast, et natukene üle poole sellest rahatamisest tuleb kindlustusest ehk kahjukäsitlusest. Teine pool jaguneb selliselt, et kolmandik kusagilt riigi eelarve rea pealt ja sealt lähedusest ja meie rahatamise kaudu, Siseministeeriumi meie rahatamise kaudu ja ülejäänud osa on siis tegelikult annetused erinevad fondid ja kes panid õla alla pärast seda, kui see õnnetu tulekahju siin oli. Jaak Saarnit, Riigi Kinnisvara Aktsiats juhataja. Kui tähtis sündmus see riigil on? No ta on ühelt poolt tähtis selle hoolekande seisukohalt sellest seisukohast, et hoolitsetakse eriti nende laste eest, kellel on toimetulekuga rohkem probleeme ja tervisehädasid rohkem kui tavaliselt. Aga teiselt poolt ta on kindlasti sellise sümboolse väärtusega, et see on ju ikkagi kurbade mälestustega seotud koht meie jaoks ja see, et siin siiski nüüd on asutud ühiste jõupingutustega uut hoolekandekeskust rajama, et ma arvan, see on väga hea sellise ühise töö tulemus. Mida minister sinna ajakapslisse lisas? Me panime sinna mälupulga, kus peal oli meie regionaalvaldkonna ajakiri Regi viimane number. Et siis saab tulevikus vaadata, mida Eesti regionaalarengust sel ajal arvati, siis kui kunagi keegi seda avama hakkab. Ma arvan, et tähtis on see, et me suudame sellest üle saada ja ehitada tõesti ka uue hoone asemele, kui on selline kurb asi juhtunud, sest midagi pole teha, et elu läheb edasi ja neid lapsi, kes vajavad ühiskonna abi ja vajavad täiendavat tähelepanu, neid on ju jätkuvalt meil ja me peame nende peale mõtlema ja neid aitama. Kas juba üldkuju on aimatav? Ja selles mõttes tulemusega olema väga rahul. Ja ehitustegevus on siin silmaga nähtavalt kiire.
et needsamad müürid, mis on siin nüüd praegu nüüd meie ümber, need vist tõesti laoti nüüd nädalaga valmis ja noh, minu tööaknast on näha, mismoodi mehed siin tööd teevad ja intensiivne. Selles mõttes tulemusega olen rahul ja arvan ja olen kindel, et ette nähtud tähtajaks aprilliks siis 2013. aastaks on hoone valmis. Kuidas kasvandikud uut hoonet ootavad? On see märgata? On see kuulda iga päev? Tegelikult on kuulda jah. Seda enam, et uue hoone valmimine on meie akendest vägagi näha. Ja siis meie noored tulevad, ütlevad mulle, et näed, täna on nüüd nii palju tehtud ja täna on nii palju jõutud, et küll nad teevad kiiresti ja samas muidugi ei saa eitada, aga eelmine hoone on nendel mälestustes sees. Ja kohati siin mõned noored ütlevad, et seal oli justkui selline aken ja ta päris justkui samasugune ikka ei tule, kui oli eelmine, aga ei, noored elavad ehitusele kaasa ja käime mõnikord siin ka kõndimus ja piilimus, kuidas meestel läheb. Nii, palun ütle oma täisnimi ja ametikoht. Mina olen Peeter Alekand, sihtasutus Haapsalu hoolekandekeskus, juhatuse liige. Kui ma hommikul tänase ürituse peale mõtlesin, siis tuli mulle meelde see kord, kui ma siin viimati olin ja siis oli siin pime ja kurb olla, hästi palju küünlaid oli siin ümberringi. Ja siis ma mõtlesin esimese hooga, et võib-olla parem oleks olnud, kui ei peakski täna seda nurgakivi siin üldse panema. Samas, ega siin ei taastata ju vana. Siin minnakse edasi, tehakse midagi uut ja midagi rohkemat, kui siin enne on olnud. Ja paratamatult elu läheb edasi ja lapsed vajavad jätkuvalt tuge ja hoolt ja turvatunnet. Ja seda see uus maja kindlasti paljudele pakkuma hakkab. Selle uue maja ehitus on teoks saanud väga paljude osapoolte koostöös. Lisaks sellele, et Läänemaa on slogani ja ma usun ka sisu poolest üks kõige turvalisemaid maakondi Eestis, on ta ka kindlasti üks kõige hoolivamaid maakondi. Ja minu sooviks oleks ehitajale, et lisaks tsemendile, metallile, klaasile, puidule, mida siia hoonesse pannakse, ma küll ei tea, kas see on võimalik, aga äkki te leiate mooduse panna siia üks hing sisse, üks hea hing, et need tulevased asukad, need tegevused, mis siin tegema hakatakse, oleksid heal pinnasel, heas majas. Oi, ärge valmis rahke. Tutt nüüd. See on väga palju. 101 või. Mis sina? Kiipi lõhna. Astub mees ära sisse. Minne. Tänane päev on kindlasti nii lastele, kus asetatakse ajasilinder hoone vundamenti. Töö käib hoolsalt, killa, kopp, hoolsalt, valvsalt, plaani järgi tipp jääda. Töö käib hoolsalt, killa, kopp, hoolsalt, valvsalt, plaani järgi tipp jääda.
teid me ootame, kõiki teid siin kohata siin loodame. Tulge külla, sõbrad, teid me ootame, kõiki teid kohata siin loodame. tänased meetmed. 20 või 30 hiljem teatakse, mis asi on mälupulk. Sinu ülesanne on, oled sa valmis? Ole palun hea. noh, seisab. siin saab panna 2 või 4, 3. aga ma paluksin siia lähema. Head sõbrad, ehitamises on alati midagi suurt ja pidulikku.